üle 50 aasta on koostööd olnud Soomes ja üle 30 aasta Eestis. Et koostööl on ikka, kuidas ma ütleksin, sügavad juured ja loodame ka, et helge tulevik. Kõik need tornid, mis siin Tallinnas on ehitatud või sellised tõsisemad objektid, kas või Tartu Ülikooli ümber, et need on kõik koostöös Onnineniga tehtud. Me olemegi just oma tegevuse fokusseerinud terviklahenduste tarnimiseks siis tellijatele. Kui vaadata nüüd seda objekti arterit siin Tallinna kesklinnas, ventilatsiooni ja jahutuse osas tähtsateks komponentideks on jahutustalad ja neid on siin põhimõtteliselt kahte tüüpi. Riplaega lahendusele on omad nii-öelda jahutustalad ja natukene teist tüüpi siis ilma riplaeta tubadele. Aga see on suhteliselt nüüd selline modernseim kontorilahendus Eestis. Siin on ka võimalik teha muudatusi, ütleme, korruse plaani osas. Näiteks, kui praegusel hetkel mingi suurem nõupidamiste ruum on ühes osas seal korrusel, hilisem vajadus nõuab, et ta oleks võib-olla teises nurgas kuskil seal korrusel, siis seda on võimalik muuta ilma nii-öelda õhukanaleid ja muid nii-öelda ventilatsioonisüsteeme maha monteerimata ja siis lihtsalt õhukoguseid reguleerides. Ta on hästi selline pikaajaline lahendus. Me võime võrrelda seda lahendust näiteks kütte puhul radiaatoritega. Siin on hea lahendus on Londonis, kus on nii-öelda Shelli peakontor ja nad on siin viimase 30 aasta jooksul 2 korda nii-öelda remonti teinud seal tornis Shell Tower Thamesi jõe ääres ja palgid on ikka need samad ja neid on ainult natukene puhastatud ja töötavad väga edukalt. Siin on põhiliselt kasutatud nii-öelda avatud laepalke. See tähendab, et ei ole siis ripplage ja see on selles mõttes, kuidas ma ütleksin, hästi hea lahendus, et see õhk nüüd, mida palk nii-öelda ruumi puhub, et see suunatakse lakke, ta põrkub laepinnaga, liigub mööda lage ja siis kukub nii-öelda töötsooni. Kuum koht siin on, mida oli vaja kindlasti üle kontrollida, on kütte. Kütte puhul siis see, et veetemperatuurid, mida me palgile nii-öelda pakume ja nii edasi, et need oleksid korrektsed, kindlasti alla 40 kraadi, et see nii-öelda soe õhk, mida palk nüüd välja puhub, et see seguneks kuni põrandani siis ruumis ja ei tekiks mingit nii-öelda kihistumist, et see soe õhk jääb kuhugi lae alla ja nii edasi. Aga kuna jälle me oleme laboratooriumis nii-öelda üks-ühele füüsilise teste teinud, neid objekte on sadu tuhandeid siin Euroopas ehitatud, et see kogemus jälle kanda siia, et see ei ole mingi probleem. Me käsitleme operatsioonisaali kui tervikut. See tähendab, kui me räägime ISO 5, ISO 7 puhtuse klassist, see on seinast seinani ja põrandast laeni. Me ei käsitle ainult seda, ütleme, traditsioonilist laminaarse sissepuhke puhul nii-öelda teatud piirkonda, kuhu see värske õhk tuuakse, vaid tervet ruumi. Ja see on olnud üks selline, kuidas ma ütleks, valiku kriteerium, mille pärast nüüd kõik need uued haiglad Põhjamaades on Haltoni lahendusega tehtud. 30 aastat koostööd Onnisega, see on ikkagi küllaltki pikk aeg ja see on selline, kuidas ma ütleksin, õppimine mõlemale osapoolele, et täpselt me tunnetaks turgu, mis on turul vajadus ja nii-öelda kohalolek, see on Onnise poolt väga hästi garanteeritud.